päris äge, mis? Ma ise ehitasin selle. Oh, kuuled, päris rong tuleb. Kas sa teadsid, et päris rongid liiguvad nii kiiresti, et nende kiirust ja nende kaugust ei ole ilma abivahenditeta võimalik määrata? Vaata ise. Tulge natuke tahapoole. See rong siin peatus ei peatu, mis tähendab seda, et ta kimab siit täiskiirusel läbi ja võib tekitada järsu tuule, mis puhub kõik kergemad asjad maast lahti. Kas teadsid, et rongid lasevad alati hoiatussignaali, kui nad lähenevad kas peatusele, autode ülesõidule või ülekäigurajale. Seega tasub klapid peast võtta ja olla väga tähelepanelik. Rongid on nii rasked, et nad peavad juba kilomeetrid enne peatust pidurdama hakkama. Kuna nad on nii rasked, siis nad ei saa igal pool peatuda. Seepärast lastaksegi autodel tõkkepuud ette ja jalakäijad peavad olema eriti hoolikad, kui nad raudteed ületavad. Oh, näe! Rong tuleb! Vaata nüüd tähelepanelikult, kas rong võtab hoogu maha või kimab siit peatumata mööda. Kuula ka tähelepanelikult signaali. Kas tead, miks on raudteel üldse foorid? Okei, las ma selgitan. Rongil on alati eesõigus. Eks? Jep, sellepärast ei ole siin üldse rohelist foori. See tekitaks lihtsalt segadust. Kui punane tuli põleb, astub 5 pikka sammu raudteest eemale ja ootab, kuni rong mööda läheb. Enne raudtee ületust pead alati vaatama mõlemale poole. Isegi, kui näed ainult ühte rööpapaari. Kui aga poole pealt süttib punane tuli, siis mine lõpuni. Ära jää keset raudteed seisma, see oleks lihtsalt rumal. Paljudes kohtades hakkavad punase tulega tööle ka signaalkellad. Kui sul on kõrvaklapid peas, siis sa ei kuule ei signaali kellaseid ega rongi signaali. Seega ole targem, võta kõrvaklapid peast. Pole ju palju palutud. Ma oleks peaaegu unustanud. Raudteed võib ületada ainult teatud kohtades, ehk siis ülekäigurajal. Kuna mujal on oht veel suurem ja pealegi rongi nähtavus on piiratud. Sellepärast ongi linnadesse tehtud raudtee äärde aiad. Olgu, ma pean nüüd Madise juurde minema. Ta on üks lahe rada, kus sellega mängida. Kuid mis kõige peamine, märka märki.